inimesed on nagu õunad. Meid korjatakse, sorteeritakse, laotakse riiulitele. Esiplaanile lähevad need, kelle koor on ilus, sile ja särav. Tagapool olgu siis need, kellel on mõni täpp, mõni kriim. Ja kui sa oled liiga pehme, kui su koor on veidi kortsus, kui pind kätkeb vähe tumetamat laiku, siis ei nähta sind ka söödavana. Sa oled mädanenud õun, visuaalselt ebasobilik. Ei panda sind siis õunamoosi, ei lasta sind ka õunakooki. Sind lihtsalt visatakse kõrvale ja mil latt on kõrgemal kui tõeluse ulatuvus, pead saama kõik, et paista perfektsena, sest standard ei näe vaeva näha tervet osa, pilgates vaid mädanenud poolt. Tere! Mina olen Standard. Ja see siin on teie peegelpilt. Te olete riknenud. Pind on tuhmunud. Sisu on pehme. Sellist toodet enam ei müüda. Õnneks on teid võimalik veel parandada, kui alustate kohe. Annan teile 7 päeva aega, et taastada algne kuju. Aeg on mäda maha koorida. Muidu tulevad ussid sisse ja läheb utiliseerimisele. Ma ei saa mitte midagi aru. Lühidalt, Lilli, sinu massi tuleb vähendada. Lase natukene lahti. 10 ühikut vähem ja maailm vaataks sind jälle. Erik, sinu konstruktsioon on mõõtudest väljas. Vertikaalne areng on pidurdunud. 5 sentimeetrit juurde looks visuaalselt sobivama proportsiooni. Et pürgida perfektsust, te ei peatu, isegi siis, kui keha palub. Te tõusete, te jooksete, te hingate läbi valu. Iga jumala päev, igal mööduval minutil te teete trenni nii kaua, kuni iga kuradi oma liiges valutab ja teie väsinud ja võlumatud silmad, verepisaraid ääreni täis on. Selge. Nägemist. Hei, meil on siin vist mingi väikene arusaamatus tekkinud. Ei mõika, mida tegema peab. On ju? On ju? No, vabandust. Kas te teate, et teil on vähem kui nädal, et oma eesmärgid täita? Meenutan, sina pead olema pühapäevaks 5 senti pikem ja sina 10 kilo kergem. On nüüd selge? Soovin ka lisada. Lilli, sinu söömise määra peab langetama. Kohe tunduvalt langetama. Õigupoolest, palun jätta täna lõunasöök üldse vahele. Vastasel juhul sa nädala lõpuks oma eesmärki lihtsalt ei saavuta. Erik, sinu söögitorru ei jõua aga süütut leiva raasugi. Trenn ja söök, Erik. Trenn ja söök peaks käima sul käsikäes. Jah. Nägemist.
kolmapäev. Kaalupäev. Lilli, kaalule. Huvitav. Mass on suurenenud. Kas füüsiline koormus on sinu meelest ajaraisk? no mul hakkasid päevad. Noh, mis sa nüüd ütled? Ma ütlen, et sa vaikid! Sa arvad, et mina olen probleem. Mina olen süsteem, Erik. Ilma minutida läksite putukad. Kehad ilma raamita. Nägudeta mass. Mina annan teile koju! Aga äkki me olemegi loodud defektsena? Ja defektid kõrvaldatakse. Ajus on vaja dialoogi, et teha otsuseid. Tappa standard, olgu ta sinu enda või kellegiga ühine. On kui likvideerida üks osa hingest. Suruda osa omaenda häälest maha. Alles jääb vaid veelgi toekavam sisemine tühjus. Seega standard olgu haritud, mitte tapetud. See tähendab, üks vältik olla nõme omaenda vastu. Muidu vihastab ka enda peale. Kerge mäda ühel poolel ei tähista, et teises pooles ei võiks peituda maitserikkust. Ebaperfektsuse ilu tasuks märgata, sest perfektsust ei eksisteerigi.